Mustamäe areneb ja areneb loomulikult ka meie meditsiinilinnak, Põhja Regionaalhaigla linnak, et täna siis on meil nurgakivi asetus Y-korpuse hoonele, nimelt siin hoones siis edaspidi hakatakse ravima vähihaigeid. Meil tuleb juurde 14 000 ruutu pinda, kogu objekti maksumus on natuke üle 30 miljoni ja seda objekti ehitab siis Merko ehitus. Ja eeldatavasti saab see objekt valmis 2023. aastal juulikuuks ja täna saigi soovitud siis nii ehitajatele kui ka tellijale siis jõudu ja vastupidamist selles olukorras. Et igati märgimisväärne on see, ja märgiline, et selles olukorras käib meil ehitus ja loomulikult see on ka panus meie majandusse ja igati tervitatav. Meie jaoks tegelikult oluline sündmus, et Põhja-Eesti Regionaalhaigla saab juurde endale uue korpuse. Selleks me nimetame seda Y-korpust, aga maakeeli tähendab see uut vähiravikeskust. Ja siia juurde tulevad ka mõned muud keskused, aga ka patoloogiakeskus. Ja tihtilugu arvatakse, et patoloogia, et kuidas see vähiraviga haakub, aga just patoloogid aitavad onkoloogia selles väga, et kas on tegemist healoomulise kasvaja, pahaloomulise kasvajaga ja kuidas tegelikult ravi tuleb teha. Tänaseks päevaks on see, et me oleme üks kahest Eesti vähiravikeskuses, mis pakub siis nii keemiaravi, kiiritusravi kui ka kirurgilist ravi. Ja me pakume näiteks kiiritusravi ka lapspatsientidele, keda tegelikult ravib Tallinna Lastehaigla. Meil on suurepärane koostöö ja meie see uus Y-korpus kindlasti võimaldab Tallinna Lastehaiglal ka paremini teostada vähipatsientide ehk siis laste diagnostikat ja tegelikult ka meiega koostöös hilisemat ravi. Kokku see uus Y-korpus on circa 15 000 ruutmeetrit kasulikku pinda ja see tähendab, siin on erinevaid, me võimestame enda diagnostikat, et tuleb ka 4-kohaline magnetresonantstomograafi kohad. See kindlasti annab meile ressurssi juurde, aga voodikohtasid tuleb siia üle 200, osaliselt need vähiravile, osaliselt teistele sisehaiguste kliinikute erialadele. Valmis see saab tegelikult aasta 2022 keskpaigas, aga me loodame sisse kolida siis enda üksustega 2023. aasta alguses.